Järgnevas videos printimise võimalused AutoCAD-i keskkonnast. AutoCAD-is, kui me joonist liigutame, siis me paikneme nii-öelda modelkeskkonnas, aga siin all paremas nurgas on näha layout 1 ja layout 2, mis siis on sõltuvalt joonisest vahel ka teistmoodi nimetatud. Kui me avame Options menüü, siis siin aknas on võimalik täpsustada, kas me soovime näha layout ja modeltaabe või mitte. Et kui see on välja lülitatud, siis me siin all neid valikuid ei näe. Lülitame sisse, on näha siis ka paberkeskkonnad. Kõigepealt, kui me soovime printida modelkeskkonnast, siis alustame loomulikult printimise nupust ja seda te võite siis teha, kas otsides siit üles printimine siit ikoonist või siis leiate ka output valikutest plot. Valides plot sõltuvalt jällegi joonises olevatest eelnevatest parameetritest pakutakse teile siin erinevaid variante ja siin me jõuamegi teemani, et on võimalik printida siis ühte paberit ja on võimalik kasutada ka batch plot võimalust, mis siis prindib teile automaatselt juba näiteks model ja paberkeskkonna, sellest aga hiljem. Jätkan single sheet ehk siis ühe lehe väljatrükkimisega ning avaneb plot seadistusaken. Ja siin tuleb siis meelde, et 3 või täpsemalt siis võib-olla 4 sellist kõige tähtsamat peatükki. Esiteks printeri plotteri valik, kus te saate siis valida teie arvutiga või siis võrgus oleva printeri või siis käesolevas näiteks vormistan PDF-faili, mis on täpselt analoogne kõikidele muudele nüanssidele välja arvatud, et paberi asemel on teil siis PDF-fail. Samamoodi on võimalik trükkida siis joonis ka näiteks JPG või PNG pildi formaati. Peale printeri valikut tuleb valida paber, ehk siis millisele paberile te oma joonise paigutate. Paberi valikul tasub siis teada selliseid põhilisi paberiformaate, milleks meil on siis A0, A1, A2, A3, A4 ja see liides siin ees full blade tähendab seda, et teil on võimalik kasutada siis kogu selle paberi mõõtu servast servani. Kui te valite siit lihtsalt ISO A3, siis tavaliselt jäetakse paberile trükkimiseks ka printeri või plotteri servale väikene varu. Käesolevas näites valin siis näiteks ISO Blade A4 paberi ning kolmas tähtis nüanss siis printimise juures on, mida hakatakse nüüd printima siis PDF-faili A4 formaadis ja selleks me peame siis täpsustama plot area ehk siis kas kogu vaade, kogu joonise sisu või piirid, aga 9 juhul 10 tuleb kasutada seda window valikut ja täpsustada siis joonises ala, mida parasjagu trükkida soovitakse. Ja siin on eelnevalt mul näha, et see valik on ka tehtud, aga ma võin selle uuesti teha ja valin siis selle piirkonna, mis antud hetkel soovin paberile või siis PDF-faili saada. Kui see valik tehtud, siis neljandaks on skaala, ehk siis me soovime tavaliselt mõõtkavas väljatrükki. Ja alustan siis fit to paper, mis siis näitab vaikimisi kõige suurema mõõtkava, millega siis teie poolt valitud alal joonis paberile kantakse. Peale seda liigutust saan ma seda mõõtkava siis muuta. See esialgne annab mulle indikatsiooni, siis kui suure mõõtkavaga võib tegemist olla ja kui nüüd siit edasi liikuda, siis kirjutades siia näiteks mõningaid numbreid, siis on näha, kas see ala mahub paberile või ei mahu. Näiteks siis 1 50-le ei mahuks, aga 1 100-le juba mahub koos väikese varuga. Plotter valitud, paberi suurus valitud, mida trükitakse ja mis mõõtkavaga, siis alati enne väljatrükki tuleb valida preview ehk siis veendumaks, mida täpsemalt siis joonisele
joonisest välja trükitakse ja siin on näha, mis meile paberile tuleb ning kuidas ta seal paiknema hakkab. Escape klahviga tagasi ja enne kui ma trükki hakkan tegema, valin Apply to Layout ehk siis salvestan kõik need parameetrid, mis ma olen siia sisestanud. Ja nüüd juhin tähelepanu siis sellele, et kui ma valin Preview, siis hetkel taustal joonises nähtaval olevad mõõtkava ja mitte mõõtkava, vaid mõõteketid väljatrükile ei tule. Miks see nii on? Osad objektid, mis teil on joonises, paiknevad mingitel kihtidel ja näiteks objektid, mis asetsevad def points kihis, on nii-öelda abiobjektid ja objektid, mida ei prindita. Kui me avame Layer Properties akna, siis siin on ka näha meie joonises olevad kihid ja iga kihi taga on ka selline printeri nupp, mis siis näitab, et näiteks def points on hall, see on vaikimisi hall, seda kihti ei saagi kunagi paberile trükkida. Ja kui meil on midagi selles kihis, näiteks nagu need mõõteketid, siis neid objekte kunagi ei printita. Kui aga ma soovin valida siis Select Similar ja kõik mõõteketid ning paigutada need siis hoopis mingisse teise kihti, kas siis valin siit mõne kihi, mis on joonises või siis antud hetkel näiteks lihtsalt nullkiht ning võtan uuesti print käsu, seda saan siis teha print nupust või siis Ctrl-P. Seadistused on mul juba paigas, valin taaskord Preview ning nüüd juba näen, et minu väljatrükil on ka mõõteketid olemas. Kui nähtav sobib, siis parema klahvi alt Plot või siis Escape ja Plot aknas OK vajutades saame siis salvestada meie joonise. Joonist avades PDF vaaturiga ja ennekõike siis Adobe PDF vaaturiga on meil võimalik siis siin sisse välja ka kihte lülitada.